Oleme külas uuendusmeelses Tallinna Kullaterra lasteaias, kes kasutab haridusrobootikat ja nutikaid vidinaid oma õppetöö läbiviimises juba mitmeid aastaid. Võib öelda, et Kullaterra lasteaias toimuv õppetegevus on kaasaegselt mänguline. Meie intervjuu külaliseks on lasteaia õppeala juhataja, haridusrobootika valdkonna entusiast ja Insplay mentor Jana Süving. Jana, millal teie lasteaias võeti õppetöös valdkondade üleselt kasutusele robootika ja tehnoloogia? Kuidas see alguse sai ja millised on aastatega saadud kogemused? Meie esimene kokkupuude lasteaias oli siis aastal 2016 läbi Harno koolituste, kus õpetajad said nii-öelda esimest korda katsuda, puutuda lihtsamaid haridusroboteid. Ja meie lasteaial vedas sellel ajal, et meil olid hästi ägedad noored õpetajad ja sellised head kokkusattumused juhtusid, et ägedad õpetajad tahtsid õppida need robotid. Ja kui me olime koolitusel ära käinud, siis me saime aru, et see on see on asi, millega meie oma lasteaias tahaksime tegeleda. Me kirjutasime esimese taotluse robotitele ja kui need robotid sügisel meile jõudsid, siis läks hästi ruttu kõik käima. Õpetajad olid hästi õpihimulised, nad tahtsid endale neid vahendeid selgeks teha, mõtlesid välja, kuidas siduda neid õppekasvatustegevusse. Juhtus nii, et meile hakkasid käima meie juures külalised ja nägid, et meil tuleb see nii hästi välja, nad õppisid meie käest palju ja ma arvan, et esimesel aastal käis meil väga palju gruppe Tallinnast, mujalt Eestist, välisgruppe just vaatamas seda, millised on need vahendid, mida lasteaias kasutada ja kuidas neid siduda õppekasvatustegevusse. Teie lasteaias tegutseb innovatsioonilabor, mille eesmärk on toetada laste digipädevuste, loovuse ja koostööoskuste arengut. Too mõned näited, millega labor tegeleb. See oli siis aastal 2018, kui meie lasteaias avati üks Tallinna linna innovatsioonilaboritest. Me olime silma paistnud oma tublide tegemistega nii külalistele kui lastele, lastevanematele ja siis toetuste abil me avasime innovatsioonilabori, mida me hellitavalt kutsume ka roboaiaks, et rühmades on meil lapsed, et see on lasteaed ja selles eraldi ruumis on robotid ehk on roboaed. Laboris me viime läbi tegevusi oma lasteaialastega, tulevad lapsed väikestes gruppides, õpetajad saavad kasutada erinevaid haridusroboteid. Me käime seal ise õppimas, viime läbi sisekoolitusi õpetajatele, õpetaja abidele. Laborit külastavad õpetajate grupid teistest lasteaedadest, kaugemalt ka kui Tallinnast. Meil on käinud Tartust, Rakverest õpetajad. Meil käivad välisgrupid vaatamas, kuidas siis meie siin Eesti lasteaias kasutame neid erinevaid haridusroboteid. Me oleme teinud ka teiste lasteaedadele õppetegevusi ja lisaks on käinud meil ka lapsevanemad tutvumas nende vahenditega, mis meil on ja kuidas me neid siis saame kasutada. Kuidas on lapsed kaasa tulnud robootika kasutamisega lasteaias? Väga hästi. See on nagu super äge, et kui õpetajad on ees vaimustunud, siis lapsed tulevad väga hästi kaasa. Need vahendid on teinud tegevused selliseks mitmekesiseks, kui on varem olnud lapsi, kes ei taha võib-olla tegevusi kaasa teha, siis see robot või mingi nutikas vidin on see, mis võtab selle lapse tähelepanu ja lapsed on hästi kiired õppijad. Et näiteks on mõni laps, kes ei taha joonistada, et siis sa saad kas võtta mingit tahvelarvutist, mingid 4D asjad või muusikaks saab kasutada erinevaid helidega roboteid, et lapsed on väga hästi vastu võtnud. Mis on kõige üllatavam või huvitavam tähelepanek robootikat õppetöös kasutades? Lastega kõige üllatavam ongi see, et lapsed on hästi kiired õppijad. Et mõnikord me võtame ka lastega koos selle karbi esimest korda lahti, vaatame, mis seal karbis sees on, õpime koos lastega vahendid tundma, et see ongi selline üllatavam pool, et meie lastel on juba see julgus, et kui me toome järjest uusi vahendeid, siis neil on julgus seda kasutada, ma juba tean, see katsetamine, eksimine, oma vigade parandamine, et just see ja samamoodi meil ka õpetajad väga tublid õppijad, see ongi võib-olla ka see, millest see kõik meil alguse sai, et õpetajatel on olnud julgus teha need karbid lahti, et vaadata, kuidas need vahendid töötavad. Tänapäeval sageli on see, et lastel on isegi sellist julgust ja pealehakkamist rohkem kui õpetajatel, et nad on väga avatud, et kuidas õpetajad tihti seda hirmu ise maha saavad, et laps võib-olla ongi targem?
ei, selles mõttes, et õpetajad siis annavadki lapsele, et võib-olla nad esimesed sellised kas liigutused või juhised tulevad lapselt endalt, et ma nüüd räägin oma loo siia sisse, et mina ju ka, et mul on kodus lapsed, et me õpime ju kodus ise neid vahendeid selgeks mõnikord, et mina võtan ka kodus oma lapsed appi. Et pigem on see selline julgustav ja innustav ja laps mõnikord tahab ka teiselt lapselt pigem siis õppida, et see on väga positiivne, et pigem on positiivselt vastu võetud. No, seda on huvitav kuulda, et sa võtad ise vahel neid vahendeid koju kaasa. Kas mõni õpetaja teeb seda veel või on see niisugune levinud praktika? Ja, see on täitsa levinud, et kuna me väga väljaspool koolitustel enam ei käi, et ma ikkagi toon jälle seda, et meil on õpetajad hästi julged katsetama, siis kui on uued vahendid, me võtame koju kaasa. Me õpime kodus need selgeks, on selline entusiastide grupp meil lasteaias ja või eestvedajad, kes siis teevad ka kodus need vahendid selgeks ja tulevad õpetavad teistele. Milline on olnud lapsevanemate tagasiside teie lasteaias kasutatavatele metoodikatele ja õppele, et kas nende suhtumised ja hoiakud on aastatega ka muutunud? Lapsevanemad on algusest peale hästi positiivsed, kõik, mis puudutab neid haridusroboteid, kõik on hästi positiivselt vastu võetud, et see on ka meie enda see sära silmis, et kui me räägime sellest, mida me teeme lastega, kuidas me teeme, et kui meil endal on silmad säranud, lapsevanemad on hästi kõik selle vastu võtnud, et kui meil on olnud erinevad üritused, kas perepäevad, mõned isadepäeva üritused, siis on täitsa tavaline see, et lapsevanemad käpuli põranda peal teevad kõik tegevusi kaasa ja on väga-väga vaimustunud, et hästi positiivne vastuvõtt on olnud. Insplay on algatanud Facebookis robootika lasteaias kogukonna, kus on üle 4000 liikme. Lasteaiad on need vahendid ja robootika võtnud väga erinevas ulatuses kasutusele. Ja mida sina arvad tunnetuslikult, kui palju on Eestis veel selliseid innovatiivseid lasteaeda nagu Kullatera ja kes kasutavad nii palju neid vahendeid? Ma arvan, et lasteaed on palju, sest et seesama grupp, et kui mina olin ka selle grupi nii-öelda loomise natuke alguses, et kui ma mäletan, kui me alustasime 2017, seal oli 80 liiget, et siis neid liikmeid sinna juurde otsida, et sealt on näha, et üle Eesti on väga palju lasteaedu ja lasteaiaõpetajad on nagu mega tublid, et nad tahavad kõike seda teha, neil on hästi palju ideid, et kuidas neid vahendeid kasutada. Seal grupis on kindlasti neid, kes nii-öelda alles hakkavad katsetama, saavad sealt uusi ideid, et ma arvu ei oska öelda, aga ma arvan, et lasteaed on väga palju, kes on teinud vähemalt esimesed katsetused haridusrobotitega. Kui suur on lasteaedade juhtide vabadus ja valikuvõimalus uute õppemeetodite rakendamisel? Suur. Kui on tahet, siis saab kõike teha. Et peab lihtsalt see tahe olema. See on tõenäoliselt ongi see peamine, et kuidas te ennast üldse nagu kursis hoiate sellega ka, et mis on need uued võimalused või mingid uued praktikad, mida oleks hea siis lasteaeda sisse tuua? Meie kogemus on näidanud see, et hästi tihti küsitakse meilt, et kuidas alustada, siis ühe asjana me olemegi selle välja toonud, et juhtkonna toetus on hästi oluline. Et kui juhtkond toetab seda, nad ei pea muidugi ise tegema nende robotitega midagi, vaid nad peavad toetama õpetajaid ja see on õpetajatele hästi oluline. Et siis hakkab ka sealt edasi minema see tegevustes kasutamine, koostöö lastevanematega, rõõm laste silmis, et see on hästi oluline. Kui aktiivselt suhtlevad digitehnoloogiaid kasutavad lasteaiaõpetajad omavahel? Et millised on sellised peamised teemad või ka murekohad nende lasteaiajuhtide ja õpetajate vaatekohast? Kui meid kutsutakse teistesse lasteaedadesse või keegi tuleb meile, siis enne kohale minekut on meil selline väike vestlus ja tihti on see, et meil on vahendid olemas, aga õpetajad ei julge neid karbist välja võtta ja ei oska neid lõimida õppekasvatustegevusse. Selline väike hirm nende karpide ees, et me oleme läinud teistesse lasteaedadesse koolitustele, et kus me siis koos võtame alles need karbid lahti, me otsime sinna patareid sisse, et kas või sama see Lego V2 komplekt, et kui sa selle lahti teed esmakordselt, siis tundub see nagu mega keeruline, et seal on mingid juhtmed, seal on ajud, seal on Lego tükid. Et meil on ka selline tagasiside koolitustelt, et kui me juhendame neid õpetajaid, kuidas vahendeid kasutada, et siis tegelikult ongi lõpuks öeldud, et seal pole mitte midagi hirmsat. Ja siis teine asi, mis õpetajatel on see, et kuidas lõimida õppetegevusse. Et kas ma nüüd pean eraldi huviringi tegema selle jaoks või ma saan lihtsalt keelt, kõnet, matemaatikat, et viia kõiki läbi tegevusi, aga seal on ka kaasatud, mitte lauamäng, aga siis seekord siis haridusrobot. Et ideid oodatakse, et kuidas kasutada.
praegu selle koroona piirangute tõttu on selline külastamine ja külla kutsumine on keeruline ja vahel pole võimalik, et kas te olete avatud ka selleks, et näiteks video teel kedagi juhendada või toetada? Ikka, ikka oleme, et koostöös Insplayga, et oli meil kevadel, eriti siis, kui hakkab see Progetiigri taotluste voor, et siis me oleme mitmel viimasel aastal jaganud neid kogemusi, millised on need vahendid, mida lasteaedades võiks soetada, just esimesed vahendid, millised võiksid olla, et seda on küll päris palju küsitud. Et millised on need esimesed vahendid, et lasteaedades töötavad ju eri vanustes õpetajad, et milline on just see vahend, millega kõik saavad hakkama. Ja et noh, et mõnikord ka on sellised tehnilised probleemid, mingid väiksed, mida on küsitud meie käest. Ja need videod on tegelikult salvestusena veel YouTube'is vaadatavad. Et neid saab järgi vaadata. Kuidas sina näed, et milliseid oskuseid robootikaga varajases eas kokkupuutumine ja sellega siis õppimine toetab ja arendab? Ja milliseid ka eeldusi see loob tulevastele oskustele? Ma just mõtlesin selle peale, et see on see, et laste jaoks on need tulevikuoskused, õpetajate jaoks on need juba natuke olevikuoskused, mida nad lastele edasi annavad. Et hästi oluline, mis ma nagu enne ütlesin ka, on see julgus võtta kätte see robot, teha sellega midagi, saada siis need esimesed katsed, just see, et kuidas selle robotiga käituda, siis kindlasti julgus eksida. Ja kui ongi mõnes programmis eksimus, et sa julged, siis sa tead, et sa pead midagi ümber tegema, et see nüüd ei ole maailma lõpp, midagi ei juhtunud, ma ei viska seda robotit käest või et selleks, et see robot jõuaks punktist A punkti B, oli viga, ma pean tegema mingi muutuse, et on olemas see julgus lastel, et see on hästi oluline. Siis kindlasti on meeskonnatööoskus, et on üks vahend, mitu last, et kuidas me siis koos suhtleme, teeme meeskonnatööd, et me saaksime oma ülesande lahendatud. Samas ka võib-olla see individuaalse tööoskus, et see on ka oluline, mis sealt tuleb. Ja õpetajad õpivad koos lastega sellel ajal, et nemad peavad oskama neid teadmisi lastele edasi anda. Räägime natukene loovusest ja lapsevanematel on tihti eelarvamus, just kui robootika, arvutiõppe ja ka programmeerimine oleks vastuolus laste loovuse arendamisega. Kuidas sellega sinu meelest on? Ma arvan, et ei ole väga, sellepärast, et ütleme, et meil on sügisel koosolekud, et õpetajad tutvustavad siis lastevanematele, nii-öelda saavad maha rahustada, et milliseid metoodikaid me üldse lasteaias kasutame, siis robootika poole pealt, millised meil on need vahendid, mida me kasutame ja kindlasti hästi-hästi oluline lahti rääkida, kuidas me neid kasutame, et see ei ole päris nii, et me oleme nutivahendi ja laps siis istub seal nutivahendis. Loovust annab väga-väga palju kasutada, eriti just lasteaias. Et iga robotit saab ju isikupärastada, talle saab luua mingid erinevad kostüümid, teha nendest erinevad tegevused, see on käelise tegevusena, siis saab luua keskkonna, kus see robot panna liikuma. Et hästi tavaline, et kas mingis liikumisvahendiks saab selle roboti siis teha, et selline loovust saab kindlasti väga palju kasutada, kui on haridusrobotid mängus. Selles õppetegevuses me kasutame M-Tiny robotit, on valmis pandud matt, kus on peal erinevad emotsioonid ja laste ülesandeks on M-Tiny robot programmeerida ühelt emotsioonilt teisele ja kasutatud on erinevate käskluste jada. M-Tiny robot on väga hea kasutada keele ja kõne tegevustes, see aitab lapsel eneseväljendust arendada, jutustamisoskust ja sinna juurde kindlasti ka probleemi lahendamisoskust ja esimesed programmeerimisoskused. Kui sa mõtled nüüd ja ütled mingisuguse lause sellega, selle emotsiooniga. Mida sa tegid, Mardu? Selles tegevuses kasutavad lapsed TTS mikroskoopi, mis on hästi äge, populaarne nii laste kui täiskasvanute seas ja mikroskoobi abil lapsed vaatavad putukatiibasid, leiavad üles sealt isegi putukasilmad, putukajalad. Mikroskoobiga on võimalik vaadata erinevaid puulehti näiteks, okkaid, et tuua sellised pisikesed elemendid, asjad lastele suurelt ekraanile. Siin riiulil on näha ülevaade erinevatest robotitest, mida saab lasteaias kasutada, on detektorid õues kasutamiseks, maastikurobot, erinevad salvestavad seadmed ja populaarsetest robotitest on Beebot, Bluebot, Osobot, Dash ja uus robot, mida ma kindlasti soovitan, on Sphero Indi.
kui me teame, et me võtame 80% infost vastu silmadega, kuid enamik inimesi ei oska ennast visuaalselt väljendada, kuidas Kulatera lasteaias kasutatakse tehnoloogiat näiteks laste visuaalse väljenduse ja joonistusoskuste arendamisel? Haridusrobotitele näiteks lapsed saavad joonistada ise mängumatid, alused, et kui me võtame Osobot-roboti, siis laps saab joonistada erinevad rajad, need rajad peavad olema ju õige sellise pikkusega, õige laiusega, miks mitte ka õigete värvidega. Blueboti, Beebotile saab laps kas siis joonistada ruudustikku, mis lõimub ka natuke matemaatikaga, et need ruudud oleksid õige suurusega. Sfeeropallile on meeletult palju võimalusi teha peale erinevaid tegelasi, muuta nad siis mingiteks tegelasteks. Et ma arvan, et kõikidel robotitel, mida lasteaias kasutatakse, on võimalik visuaalselt joonistada mingeid, et see on üks suur osa sellest, et see robot, et me ei anna seda robotit niisama, vaid ta muutub mingiks tegelaseks. Pluss see, et ta on mingis keskkonnas, mis samamoodi tuleb siis lapsel kas siis joonistada maha või siis juurde meisterdada. Kas läbi selle, kui robot muutub tegelaseks, siis alati on seal taustal mingi lugu ja lugude rääkimisoskus ka? Jaa, kindlasti on, et näiteks üks rühm siin hiljuti just oli lindude teema, et kes siis jäävad kodumaale ja kes lähevad lõunamaale, et oli kasutatud Sfero robotit, et olid joonistatud eelnevalt, siis olid need nii-öelda lõunamaa, oli siis kodumaa ja siis see Sfero robot siis vedas neid lindusid kas õigesse pessa, et ja Dashi robotit näiteks on kasutatud päris palju lavastustes, et punamütsikese lavastust on tehtud, Sferost on tehtud kakukene, et saab hästi palju võimalusi on. Meie saadet vaatavad ka paljud sellised lapsevanemad, kes asuvad Kulatera lasteaia piirkonnast kaugel. Kuidas ja kas lapsevanemad saaksid mõjutada oma lasteaias uute innovaatiliste tehnoloogia põhiste vahendite kasutamist? Kui on aktiivne lapsevanem, ta on teadlik erinevatest vahenditest, mida saab kasutada kooli eelikutega. Ja kui on juhuslikult ka kodus vahendid, siis üks variant näiteks on, et see lapsevanem läheb ise siis oma lasteaeda, tutvustab siis kas oma rühma lastele, oma lapse lasteaia töötajatele neid vahendeid, mida saaks ja võiks kasutada. Ehk selline koolitamine, kes muidu näiteks käivad meie juures lasteaiad, et siis lapsevanem ise käib koolitamas. Kuna ma ise olen Robotexil olnud, siis ma mäletan, et minu käest on ka lapsevanemad teistest lasteaedadest tulnud küsima, et kuidas te alustasite, et nemad saavad siis oma lasteaias seda edasi rääkida. Et selline info jagamine oma vahel, et kui meie lasteaia lapsevanem räägib kuskil seltskonnas, et meil seda tehakse, niimoodi kasutatakse erinevaid vahendeid, siis lapsevanem saab ise minna rääkima, et kindlasti on sügisel lastevanemate koosolekud ja küsitakse lastevanemate käest ideid, mida teha õppeaasta jooksul lastega, et see on see koht, kus siis lapsevanem saab rääkida oma lapse õpetajatele, et ta teab, et on olemas sellised vahendid, et neid saab kasutada õppetöö läbiviimiseks ja siis sealt see lumepall veerema läheks. Räägi sellest, kuidas teie lasteaed kaasab lapse perekonda ja lapsevanemaid ühistesse õppetegevustesse ja mida selline kaasamine annab lapsele ja ka lapsevanematele? Meil on olnud, kindlasti on ka meil ka samamoodi need sügised koosolekud, õpetajad küsivad lastevanematelt, millised ootused neil on lastele, et mida võiks selle õppeaasta jooksul teha. Meie oma lasteaias oleme läbi viinud pereõhtuid, kus on lasteaias avatud 9 erinevat keskust, kus on võimalik siis lapsevanemal koos lapsega haridusrobotitega teha erinevaid ülesandeid, jääda sinna mängima, minna edasi järgmisse keskusse. Need on väga-väga positiivsed on sellised päevad. Lapsevanem saab koos lapsega tegutseda, see on selline koht ka natuke, kus laps saab õpetada oma lapsevanemat, sest tema juba teab seda vahendit ja täitsa tavaline oli see, et kui laps tahaks juba edasi minna, siis lapsevanem tahab oma kas ülesannet ära lõpetada või veel ja veel proovida, et ja isadepäevadel, kui on sellised üritused, saab kasutada erinevaid vahendeid, erinevaid ülesandeid teha, et nüüd kui on õues tegutsemise aeg, et saab QR-koodidega erinevaid selliseid orienteerumisi teha, viktoriine teha, et hästi palju võimalusi on. Kui praegu sel ajal sageli vanemaid lasteaeda sisse ei lubatagi, kuidas te nüüd kaasate lapsevanemaid ja kuidas te nendega kontakti hoiate ja jagate neile seda, mis teil põnevat siin toimub? Meil on 9 rühma, kõikidel rühmadel on oma hästi aktiivsed blogid
Facebooki keskkonnas, kus siis õpetajad igapäevaselt annavad lastevanematele nii piltide kui tekstidega tagasisidet, mida lapsed päeva jooksul on teinud. Ja kui lapsevanem õhtul lapsele järgi tuleb, siis tal on juba väga hea ülevaade, mida laps lasteaias tegi. Ja millised olid tegevused, milliseid vahendeid kasutati, kas kasutati, et hästi hea tagasiside on lapsevanemal. No, see on väga põnev näide, seda võiksid küll kõik lastajad teha. Ja seal on hästi positiivne tagasiside ka lastevanematelt, et nad ongi juba harjunud, et kui mõni päev juhtub, et üks päev jääb vahele sellel postitusele, et siis on see, et appi, kas täna ei tehtudki midagi, et jah, lapsevanemad on väga rahul. Jana, kuidas sa näed, et mil moel on võimalik lapsevanematel ise teha algust robootika kasutamisega lapse arendamisel? On see selline jõukohane, mida saaks ka kodus teha ja kust võiks koguda infot ja teha algust? Kindlasti on jõukohane ja kodus saab väga palju teha, et Facebookis on olemas Nutika vanemaklubi, kus saab ideid ja teine koht ikkagi on lasteaed, et kui lapsevanem teab, et tema lapse lasteaias kasutatakse erinevaid vahendeid. Meil on ka selliseid kogemusi, et kui laps läheb koju, räägib silmades ära, siis on ka äge, meil oli, me tegime täna piipotiga, osapotiga, dashiga, et laps või lapsevanem näeb siis ka blogis, et on kasutatud, siis lapsevanem tulebki, küsib pärast, kust sellist vahendit saab. Et ma tahaks koju ka endale seda, et selline suhtlus ja nõustamine ka õpetajate poolt. Kas te selle peale olete ka mõelnud, et vahel neid vahendeid näiteks nädalavahetuseks ka kodudesse laenata? Jah, see on meil plaanis, et ma arvan, et me kohe varsti hakkamegi seda tegema. Kas sinu enda lapsed on samuti saanud maast ja madalast robootika ja tehnoloogiaga kokkupuudet ja kuidas sina lapsevanemana näed nende arengut ja nende oskusi läbi selle kokkupuute arenemas? Minu suurem laps võib-olla pole kohe väiksest peale saanud kokkupuudet, aga ma võtan vahendeid koju ja siis ma õpin koos lastega ja mõnikord ma teengi niimoodi, ütlen lastele, karp on siin, et tehke nüüd teie minule selgeks, mis asi see on ja kuidas seda kasutada. Et neil on kokkupuude olemas, neil on ka huvi. Eriti huvitavad neid erinevad Lego komplektid, mida saab programmeerida ja ma näen oma laste pealt ka, et lapsed on hästi kiired õppijad, et nendel on olemas see julgus võtta see karp lahti, mis siis, et nad näevad seda esimest korda ja nad täitsa hästi oskavad mulle selgeks teha, oskavad vajadusel ühendada nutiseadmega, et nad ei karda eksida, kui eksivad, siis proovivad uuesti ja saavad selle asja tehtud, et huvi on neil olemas ja nad saavad väga hästi hakkama. Kuidas sa näed, et võiks julgustada digitehnoloogiate suhtes pessimistlikke vanemaid panema oma lapsi lasteaedadesse või huviringidesse, kus õpetatakse näiteks robootikat või programmeerimist? See on selline rääkimise küsimus, et tuleb hästi palju rääkida lastevanematega, seletada, näidata neid vahendeid, lasta neil ise katsuda, et kui on võimalik vanematega kohtuda näost näkku, teha koosolekuid, et tuuagi need vahendid sinna, erinevad vahendid koha peale, et näidata, et seal tegelikult ei ole mitte midagi hullu, et lapsed ei istu ekraani taga kogu aeg, et see ekraan ainult toetab seda haridusrobotit. Et kuna ma arvan, et kui vanemad saavad ise läbi teha ja õpetaja on hästi särasilmne, julgustav, ta teab täpselt, mida ta teeb, et ta oskab vanematele väga hästi ära rääkida, kuidas kasutatakse, miks kasutatakse ja kui palju seal siis on juures ka ekraani. Me teame, et Soomet kui tehnoloogia doonorit, näiteks Nokia või telefonimängude tootja Angry Birdsi näitel, ja seal kasutati paljudes koolides arvuteid juba 80ndate alguses. Mida saaks Eestis teha, et õpetamisel kasutataks julgemalt uusi tehnoloogilisi tööriistu? Kui me võtame näiteks asutuse põhiselt, siis et meie kogemus on see, et peab olema asutusest eestvedav grupp, entusiastid. Et meie lasteaias on siis õpetajad ja siis mina, kes me siis innustame ka neid õpetajaid, kes võib-olla, kellel on see hirm natukene või kes veel kasutavadki nuputelefoni ja neil ongi, nad ei julge nagu neid vahendeid välja võtta, et see eestvedav grupp, kas siis lasteaias, koolis on hästi-hästi oluline. See eestvedav grupp siis teeb endale vahendid selgeks ja loomulikult see sära seal silmis ja entusiasm, et need on nagu nii toredad vahendid, ägedad, nendega saab teha põnevaid asju, põnevaid tegevusi lastega. Et ma arvan, et see on hästi oluline. Ja see juhtkonna toetus, mis ma enne ütlesin, need on 2 asja, mis ma tooksin välja.
vahel me kuuleme lapsevanemate käest, et lapsed puutuvad lasteaias kokku erinevate robootiliste ja muude tehnoloogiliste õppevahenditega, aga koolis see justkui nagu peatub või siis jätkub mõnes hilisemas vanuses. Et kuidas sina näed, et võiks rohkem sellist robootika ja tehnoloogia õppe kasutamist jõuda ainete üleselt siis ka lasteaiast edasi algkooli ja põhikooli? Kuna ma ei ole koolis töötanud, on ju, et ma igapäevaselt ei tea, et ma kujutan ette, et koolis võib-olla oleks see kõige parem kas mingi huvitegevusena hetkel, et või siis kui koolis on koole, kus kasutatakse, et me just siin enne vestlesime, et Peabotti kasutatakse, et see vist on selline tavalisem või Dashi või mikroskoopi. Mina ise olen käinud oma lapse koolis, et ma olen käinud tundi tegemas, digiõppetundi käisin, kus ma käisin vahenditega tegin. Ja ma arvan, et natuke peaks koolisüsteemi ümber tegema, et kui on klassis 30 last ja tund on 45 minutit, siis see võib osutuda üsna keeruliseks. Et seal siis tuleb natuke suuremalt mõelda, et kindlasti see on hästi huvitav, lastel on kindlasti huvi ja ma arvan, et kooliõpetajad on sama tublid kui lasteaiaõpetajad, et see vajab sellist suuremat pilti natuke. Et võib-olla see, et kas teha siis kord nädalas või kord kuus see mingi päev, et kus ei ole ainult 45-minutised tunnid, vaid ongi üks projektõpe.